Mina olen Siim ja mina töötan Siseministeeriumis varahaldusosakonna juhatajana. Mina olen Ringo. Mina töötan Siseministeeriumi usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonnas. Varahaldusosakond tegeleb Siseministeeriumis väga mitmete erinevate teemadega. Minu tiim jaguneb 2, millest siis üks osa tegeleb vahetult siis ministeeriumi toetamisega. Sinna kuuluvad siis juhiabid, autojuhid, meie maja siis töökeskkonna tagamine. Ja teine pool on selline valitsemisala varade haldamine. Sinna kuuluvad meie transportvarasõidukid, mis meil valitsemisalas on, kinnisvara arendus. Ja fun fact ministeeriumi puhul on siis see, et meie valitsemisel on päris mitu kirikut üle Eesti. Usuasjade ja kodanikuühiskonna osakonnas tegelen ma usuasjadega. See, mida ma teen, ongi usuliste ühendustega suhtlemine. Ehk teisisõnu suuresti on see inimestega suhtlus, aga täpselt samamoodi see võib puudutada ka elamislubasid, muinsuskaitset ja väga paljusid muid erinevaid eluvaldkondi, mis kuidagi puutuvad kokku religiooni teemadega. Siseministeeriumi ja kogu siseturvalisuse valdkond sobitub hästi kokku minu enda võib-olla selliste baasväärtustega, võib-olla tahe ja soov kaitsta neid, kes on mulle lähedased, on võib-olla see, mida siis Siseministeeriumi valitsemisala ja tegevusvaldkond väga hästi kõnetab. Siseministeeriumis on võimalus selle valdkonnaga tegeleda hoopis teise nurga alt kui võib-olla akadeemilises maailmas või niinimetatud usumaailmas. Et siin me räägime ka sellisest asjast, mis puudutab võib-olla religiooni reguleerimist. Mõnikord see on religioonimaailmale selle seletamine, mis on riigi huvid ja teisest küljest siis vastupidi riigile oma sõnadega või arusaadavas keeles ära seletada, et mis on usuorganisatsiooni poolsed huvid. Et see on selline, võiks öelda, ka nagu tõlke ülesanne, sest et eesmärk on ju meil kõigil see, et Eestis oleks elu hea, et meil oleks võimalikult vähe konflikte ja see omakorda eeldab ka seda, et me saame üksteisest ühtemoodi aru. Veel, mis nagu võib-olla iseendale sellist natukene head meelt teevad, on siis need, kui sa näed mõnda suurt projekti ja siis see õnnestub ja siis see läheb töösse ja läbi selle siis kas paraneb meie turvatunne või saab siseturvalisuse valdkond nagu edasi minna. Võib-olla mõnes kohas, kus sa tead, kus täna on näiteks veel mitte midagi, näiteks Heinamaa, siis tead, et näiteks 3 aasta pärast on siin uus hoone püsti. Ja võib-olla kõige toredam on siis, kui lõpuks keegi neid hooneid hakkab kasutama, et kui nendel on hea meel, et nende töökeskkond läks paremaks ja siis seda võib-olla rõõmu, mis on nagu nendes näha, siis on natukene endale ka. Minu jaoks on oluline Eesti Vabariik ja Eesti Vabariigi iseseisvus. Ja see on üks selline moment, millele ma saan oma igapäevases töös kaasa aidata, et riik püsiks, et rahvas püsiks, et kultuur püsiks.